Kas oled kunagi mõelnud, et väljakutsed, need polegi tegelikult takistused, et äkki on nad hoopis meie suurimad õpetajad? Uurime täna just seda ideed, mis pärineb pandit Shriram Sharma Acharya tarkusest Ahant Jyoti ajakirjast. Alustamegi kohe ühest põhiküsimusest. Mõtle korraks, milline sinu elu oleks ilma igasuguste väljakutseteta, ilma raskusteta, mida ületada ja kas selline elu oleks üldse elamist väärt? Ja siit tulebki see esimene, päris suur mõte. Heitlus pole mitte lihtsalt midagi, mis tuleb ära kannatada. Ei, see on tööriist. See ongi see, mis aitab meil oma tegelikku potentsiaali avada ja jõuda tõelise eneseteostuseni. Ja see tsitaat toob meieni ühe väga võimsa metafoori. Mõtle selle peale. Kuld puhastatakse ju tules, eks? Täpselt samamoodi puhastavad raskused meie iseloomu. Alles siis, kui me oleme midagi läbi elanud, saavutame me tegelikult usaldusväärsuse ja hakkame, päriselt särama. Nii et põhimõtteliselt on meil ees 2 teed, 2 valikut. Üks tee on see, kus me võtame need heitlused vastu ja see viib meid kuhugi, kus on potentsiaale ja tähendust. Ja siis on see teine tee, see paigalseis, see mugav tee. See võib alguses tunduda lihtsam, muidugi, aga lõpuks see lihtsalt hääbub, kaotab oma sära. Okei, aga kui see heitus on nii väärtuslik, siis miks me sellest nii tihti kõrvane põikame? Ja see viib meid otse asja tuumani. Me räägime inimese kõige tavalisemast reaktsioonist, hirmust, ja sellest, kuidas see meid lihtsalt halvatuks teeb. See on tegelikult päris oluline punkt. Kui sa seisad silmitsi mingi suure väljakutsega, mis on su esimene instinkt? Üsna tihti on see hirm, eks ole? Me tajume mingit ohtu ja see tunne, see võib meie mõistuse lihtsalt lukku panna. Otsustusvõime hägustub, kõik läheb uduseks. Ja kui me hakkame selle hirmu ja ebakindluse pealt tegutsema, siis on tagajärged päris tõsised. Me võime kaotada oma väärikuse, tunneme end alaväärsena, nõrgana. Me võime sattuda igasuguste salakavalate plaanide lõksu, tekivad tülid, ebakõla ja lõppkokkuvõttes see kõik lihtsalt takistab meie loomulikku arengut. Me jääme kinni. Aga nüüd jõuamegi selle loo pöördepunktini. Mis siis, kui me prooviksime oma vaatenurka, täielikult muuta? Mis siis, kui me vaataksime väljakutsele otsa ja näeks seal ohtu, vaid kingitust? Ja siin on see kontrast täiesti mustvalgel. Ühelt poolt on see hirmunud meel, mis karjub, see on oht, see hävitab meid, aga teiselt poolt on tark meel ja see ütleb, hei, see on kingitus, jumalik kingitus, mis on saadetud, et meid täiuslikumaks teha. See on fundamentaalne nihe mõtlemises, täiesti. Nii et väljakutsed polegi tegelikult lihtsalt takistused. Mõtle neist kui sõnumitoojatest. Nad tulevad ja näitavad meile kätte, kus on meie nõrkused. Nad raputavad meid teadmatusest üles ja mis kõige olulisem, nad avavad ukse täiesti uutele, lõpmatutele võimalustele, nendele, mida me muidu isegi ei märkaks. Okei, see kõik kõlab hästi, aga kuidas seda siis päriselt teha? Siin on selline 4-sammuline plaan. Esimene samm, muuda oma suhtumist. Ära vaata seda asja kui vaenlast, vaid kui heategijat. Teiseks, astu hirmule ja kahtlustele vastu. Vaata neile otse silma. Tunnista, et nad on olemas, aga ära lase neil rooli üle võtta. Kolmandaks, küsi endalt, mida see olukord mulle tegelikult õpetada püüab. Proovi dešifreerida see sõnum, mis seal peidus on. Ja lõpuks, ja see on kõige olulisem, hakka tegutsema. Ära jää lihtsalt mõtlema. Loo selle uue arusaama põhjal konkreetne plaan ja vii see ellu. Aga oota, see lugu läheb veel sügavamale. Tuleb välja, et see tõeline eluvõitlus, see toimub tegelikult 2 rindel korraga. See ei ole kunagi ainult see, mida me väljaspool näeme. See esimene rinne on see väline. Tead küll, me võitleme oludega, võib-olla rivaalidega, igasuguste maailma asjadega, aga siis on see teine rinne ja see on sisemine. Ja ausalt öeldes on see tihtipeale palju ägedam lahing. See on võitlus meie enda ego, meie kiindumuste, meie vastumeelsuste ja naudingu himu vastu. Ja selleks, et sellisel 2 rindel korraga võidelda, tavalisest mõtlemisest lihtsalt ei piisa. Et nendest keerulistest väljakutsetest läbi tulla on vaja midagi sügavamat. On vaja vaimset mõistmist, vaimset eluvaadet. Aga kust seda vaimset taipamist siis saada? Kuidas seda arendada? Siin pakutakse välja 3 teed. Esiteks, otsi vaimsete mentorite seltskonda, inimesi, kes on sinust targemad. Teiseks, loe head idealistlikku kirjandust, mis sind inspireerib. Ja kolmandaks, võta aega sügavaks mõtlemiseks ja mõtiskluseks.
ja kõik see kokku viib meid lõpuks meie teekonna sihtpunkti juurde. See on tee täiuslikkuse poole. Ja jah, see nõuab teatud mõtteviisi ja vankumatut pühendumist. siin on üks mõte Arnold Bennettilt, mis on lihtsalt imeliselt võimas. Sa võid iga tund keerata uue lehekülje, kui sa seda võid valid. Mõtle selle peale. See tähendab ju, et meil on igal hetkel võimalus alustada uuesti. See, mis oli eile või isegi tund tagasi, ei pea meid aheldama. Valik on meie. aga sellel teel on üks väga-väga oluline tingimus. See on see eetiline vundament. Kui me neid väljakutseid ületame, peame me kogu aeg veenduma, et meie sammud on kindlad tões ja õigluses. Ja et see, mida me teeme, ei ole ainult meie endi jaoks, vaid teenib laiemat universaalset heaolu. ja siin tulebki see kõige olulisem kokkuvõte, see lõppsõna. Kui me hoiame usku oma sisemisse minasse ja tunneme seda pidevat sidet kõrgema jõuga, siis juhtub midagi maagilist. Iga väljakutse muutub. See pole enam takistus, see on osa lahendusest. See on järgmine aste redelil, mis viib meid aina ülespoole, elu terviklikkuse ja selle igavese eesmärgi poole.